Hea uudis jälle, et on valminud üks tore laboriklass loodusainete õppimiseks. Et siin on näha sellised spetsiaalsed keemia praktikumide ja füüsika praktikumide läbiviimiseks sellised rühmalauad. Et ehitaja andis meile üle just eelmisel nädalal selle klassi. Siin oli varem informaatikaklass, nüüd on looduslaboriklass. Ja see ei ole mitte ainult selle aasta ainuke uudis, et tegelikult on suvel uuendatud kõikides klassides valgustust. Ja praegult pooleli on veel üks informaatiku tööruum siin 3. korrusel. Ja mis on ka hea uudis, et kõik meie klassid on saanud täiesti kaasaegsed uued digitahvlid. Ja, et siin nüüd on võimalik õpetajal koos õpilastega küllaltki ohutult teha erinevaid füüsika ja keemia katseid. Nende laudade siis all on nii veesüsteemid kui ka elektrisüsteemid ja kõik see on küllaltki ohutu. Nii et meie lapsed saavad ohututes tingimustes õppida loodusaineid, teha praktikume ja hästi oluline on, et õpilaste selline õpe toimuks võimalikult praktilisi ülesandeid täites, et nad saaksid näha, et nad saaksid ise kogeda keemilisi protsesse või ka füüsikalisi selliseid situatsioone. Nii et ma loodan, et see loodusklass nagu elavdab õpihuvi loodusainete ja inseneeria õpingute vastu. Ja siinkohal tahaks tänada meie koolipidajat Haridus- ja Teadusministeeriumi, kes leidis vahendeid selle loodusklassi ehitamiseks. Ja aitäh muidugi ka ehitajatele ja RKS-i töötajatele ja meie kolleegidele, kes kõik selle klassi valmimiseks oma panuse andsid.